kui sa endiselt vaatad oma vanemaid alateadlikul tasandil, kas nad mind märkavad, ma tahaks, et nad mind märkaksid, kas ma ikka meeldin neile, kas nad kiidavad heaks, siis sa juba saad aru, et sul ei ole see koht tegelikult täielikult puhas. Selliselt, et sa saaksid hakata oma elu suunas vaatama niimoodi, et sa ei vahi enam kogu aeg, mida nemad arvavad või mõtlevad. Ja sa ei luni, ei palu armastuse kübekese puru, mida sa võib-olla ei saanud üldse lapsena. Vähemalt sulle nii tundus. Valid omale vanemad, läbi kelle sa saad tulla seda elukogemust kogema sellisel kujul, nagu sina valisid välja. Aga nii kui sa sünnid, spirituaalne justkui selline teadmine sellest, et sa selle ise välja valisid ja tulid siia seda kogema, see kustub, et see mänguvõlu jääks. Aga nüüd, kui sa oled täna sellises kohas, et appi, mu elu on nii nõme ja ma vihkan oma vanemaid või mul ei olnud neid üldse, mul polnud armastust ja nii edasi, me kõik kogeme seda mingil hetkel, kes rohkem, kes vähem. Ja selleks, et saada siin füüsiline keha, pidid sa tulema läbi vanemate, kellel on füüsiline keha. Ja selleks sa valisid tegelikult täiesti suvalised vanemad, et lihtsalt siia tulla kogema seda lugu, mida sa praegu koged. Saad aru, kui sa juba selle läbi hammustad, on sul nii suur eelis aru saamaks kogu mängust. Vaata oma vanemaid kui lihtsalt suvalisi kehasid. Lihtsalt suvalisi kehasid, kelle läbi said sina kehastuda. Kõik punkt, that's it. Ja spirituaalsel tasandil ei ole vanemad kohustatud mitte millegiks muuks ekstra, kui ainult anda sulle elu, sest seda sina valisidki. Sa ei oleks saanud muidu siia tullagi.